Hei, Heidi siin ja mul on hea meel, kui sa seda siin minuga nüüd oled. Tšau sulle. Ja täna on siis teine osa sarjast Sinu haav loob sinu reaalsuse. Ja täna läheme sellise huvitava asja sisse, et kuidas siis see energeetiline haav tekib. Väga oluline on aru saada, et sinu elu ei juhi see, mis sinuga juhtus, nii et ma võin öelda, et vot minu puhul näiteks ma pikalt nagu arvasin, et ma olengi sihukeste kaartidega on ju oma elus ja kuidagi see pastakas on ju siin, mida ma esimeses videos näitasin, et miks see asi juhtub üldse, see läks kogu aeg siia allapoole, nii et ma kirjutan sellest ka oma raamatutes on ju, mis, kui sa oled võib-olla lugenud, et mis oli minul nii-öelda see piiripunkt, miks ma hakkasin enesearenguga tegelema. Eks minu piiripunkt oli see, et ma olin kahe väikse lapse ema, meil olid kaks last, sündisid alla 2-aastase vanusevahega. Levisel oli murdunud ja välja sopistunud diskid. Ta oli kõigest 30-aastane onju. Ja ta ei saanud kõndida, onju, ta oli voodis, mu ema on neuroloog, anestesioloog, ta käis seljablokaadi süstidele tegemas, kõik valu kiirgas jalga. Ja kui ma tegin selle otsuse, ma sain aru, kuidas see kõik see pastakas lahti häkkida, siis pea pooletunnise sessiooni tulemusena kadus see valu igaveseks ära, nii et see pole tagasi tulnud 20 aastat, nii et ja selliseid lugusid ma toon klientidele veel ja veel. Aga miks see haav siis tekib, mida me vajame parandada ja mõnikord me proovime parandada erinevate meetodite, erinevate terapeutide, coach'ide, psühholoogide, mis iganes abilistega sul kaardimoorid, nõiad on ju. Aga mõnikord on see parandamine justkui nagu plaastri peale panemine, just nagu sa paned plaastri peale millegile, et sa loodad, et see ära paraneb. Mina nüüd siis õpetan sulle seda, kuidas sa sisemiselt seda parandada, on ju, energeetiliselt sügaval tasandil. Nii et sinu elu juhib see, mida sa selle kohta otsustasid lapsena. Nii et võib-olla te ei olnudki lapsena, võib-olla sa olid alla 18-aastane. Ja seal midagi sa otsustasid sellist, mis määrab sinu elu praegu. Ja lapsena me kogeme erinevaid olukordi. Võib-olla keegi kritiseeris sind, võib-olla sind ei kuulatud, võib-olla sa tundsid, et sa ei kuulu kuhugi. Minul oli näiteks minu lapsepõlve oli väga see teistmoodi, sellepärast et mul on küll, ma olen kolmas laps perekonnas, nii et kui siin on Eestis see 3 lapse kampaania, siis mina olen kolmas laps, et inimesed saage lapsi, mina olen kolmas laps, kes emal sündis ja aitan maailma muuta, on ju. Nii et minul õde ja vend olid mõlemad minust väga palju vanemad, nii et 10 ja 11 aastat, ehk siis see on nagu väga suur vanusevahe tegelikult on ju. Et kui sul on enda lapsed, sa tead, kui suur vanusevahe see on ja seal on päris väike võimalus, et nad hakkavad samal levelil, hakkavad suhtlema. Minul on see vanemana nüüd küll õnneks läinud, et ei ole enam see nii-öelda noorem õde, vanem õde on ju, seda suhet on ju, vaid me oleme üsna nagu sellise heas sõbra suhtes praegu mu õega. Aga sel hetkel, kui ma olin väike, siis nende elu oli hoopis teist kohas, kus mina olin, nii et võib-olla sa ka nagu, kui sa vaatad oma lapsepõlve kohta, sa võid vaadata, et vau, et mis mõtteid ma mõtlesin, sest mida ma siis mõtlesin, kui ma olin see väike tüdruk, on ju. Minu elu nägi välja nagu selline, et kui mina olin selline 5-6-aastane, siis minu õde juba date'is poistega, on ju. Ta ei olnud enam nii-öelda mul kättesaadav, nii et kui mul esimesed eluaastad mu õde isegi räägitakse lugusid, kus mu õde sõitis bussis ja mina olin süles ja siis sa arvad, et ta on noor ema, on ju, sest ta nägi nii kena välja ja naiselik. Siis ühel hetkel see minu noor ema kadus ära, sellepärast et tulid uued huvid, on ju. Ja see on loomulik, aga mida siis see väike tüdruk pidi tundma, on ju, kui muidu oli selline mänguaeg, on ju, aga siis oli peikaaeg, on ju. Seda teab ainult see, mis järeldusi mina sellel hetkel tegin, on ju, seda tean ainult mina, on ju. Nii et võib-olla sina ka siis tundsid, et keegi ei hooli sinust või ei armasta sind enam või midagi saab otsa, on ju. Ja nendel hetkedel me kõik teeme ühte asja. Me loome loo. Nii et lood on hästi-hästi võimsad, on ju. Ja kui sa oled mingi lugu loonud, siis see lugu hakkab ise oma elu elama. Oled seda kogenud, on ju. See on sama, kui mingi kuulujutt hakkab liikvele käima või midagi, mida ta ütles, kuidas ta tegi, mis ta tegi, issand jumal, on ju. Siis see meie kujutlusvõime on nii meeletult võimas, me oleme nagu tõesti meaning making machines inimesed, on ju, me mõtleme igasuguseid nagu lugusid välja, on ju. Ja,
ja see sisekõne, mis hakkab vastu tulema, siis me hakkame nagu ennast nagu kaardistama selles loos, on ju. siis me peame olema ju mingi tegelane selles loos, on ju. me peame olema kas siis see ohver või me oleme kangelane või mingi kõrvalseisja, me kogu aeg mingis igasuguses loos me oleme mingi tegelane. siis me peame seda inimestena, me peame lugusid suhtestama, on ju. ja me ütleme endale, see juhtus, sest minuga midagi valesti näiteks, on ju. või et see juhtus, sest mind on liiga palju, mina ütlesin seda endale, et mind on liiga palju, on ju, ma olen liiga lärmakas. ma olin väga palju, kasvasin oma vanema vanaisega, kes olid üle 70-aastased, on ju. nii et loomulikult, kui sul väike laps kogu aeg hüpleb ringi ja karjub ja telekat ei saa vaadata ja sel ajal ei olnud nii, et vaadata salvestust hiljem, nagu mina praegu vaatan mingeid saateid, siis sel hetkel oli, et kui sa seda saadet ei näe, on ju, siis sa ei näegi seda enam never, on ju. ja see, kui sa saad sellest nagu aru, on ju, praegu on ju, et see oligi õigustatud, et kui ma seal tilbendasin teleka ees, et siis mu vanaisa oligi vihane minuga ja ütleski, et kuule, Heidi, et sa ei ole klassis sepa tütar, on ju, et ära ole nähtav, ole vaikselt, istu, ära tee mitte midagi, siis oled hea laps, on ju. et, et need lood on meil hästi erinevad ja aga lapsena, kui selliseid asju sulle öeldakse, siis see ei jää lihtsalt mõtteks. see muutub sinu identiteediks ehk siis see, kes sa tegelikult oled. ja see muutub selleks, kuidas su enesekindlus on, mis su uskumused on. see muutub selleks, et sa arvad, kes sa arvad, et sa oled ja sealt edasi hakkad sa maailma nägema läbi selle filtri. sa hakkad nägema ennast, et oo, mina olen selline, on ju, ma pean tegema seda, on ju. nii et ma olin koolis vaikne samamoodi, sest ma kodus, kui ma olin hästi-hästi elav laps väiksena, ma olin nagu kõige nagu, ma ise mäletan ja ma mäletan neid lugusid, kui hull 3-aastane ma olin, on ju. ja mingil hetkel siis hakkasin heaks lapseks, on ju. see hea laps oli siis see, et ma hästi palju vaatasin, mis teised teevad, on ju. jälgisin inimesi, on ju, koolis, on ju, vahetunnis, on ju. vaatasin, mis tehti, nii huvitav oli vaadata, on ju. nii et ka võib-olla, kui sa märkad ennast, et tahad minna kuskile kohvikusse või restorani või lähed ööklubisse ja jälgid inimesi, mitte ei osale ise, siis mõtle ka, et mis lugu sul identiteedi kohta on ju. kas sa osaled nagu peategelasena oma elus, on ju. nii et see identiteet muutub selleks, kes sa arvad, et sa oled ja sealt edasi hakkad sa maailma nägema läbi selle filtri. iga uus kogemus kinnitab sedasama lugu ja sa ei hakka aru, et sa elad selle järgi. ma olen kokku pannud sellise huvitava nii-öelda quizi, küsimustiku, see on hästi väiksed küsimused, hästi ruttu läheb. on siis lapsepõlvehaavade test, sellepärast et psühholoogia, ma olen õppinud Tartu Psühholoogia Instituudis ja väga paljud nagu teraapiad kasutavad ka sellist testi, inglise keeles on see nagu ACE test ehk siis Adverse Childhood Experiences test ehk siis kuidas su mineviku kogemused on siis sinu draamasid üles toonud. ja see test on selles mõttes hästi huvitav, et sa saad sealt ka tulemused ja sealt tuleb nagu välja ka, et kuidas see, mida rohkem sul neid traumapunkte on ju, seda õrnem sa pead endaga olema, on ju, seda kaastundlikum sa pead endaga olema. see selgitab nii palju asju sinu elus, nii et võib-olla mingid asjad, mis sa mõtled, et ei olegi traumad sinu elus, on siiski traumad ja traumaga on selline huvitav asi, et kui meil on elus mingi trauma, siis no mis iganes, minu vanemad lahutasid 3 aastat, kui ma olin 3-aastane, siis see nagu paneb sul osa sinu nagu mõistmisest kinni, ehk siis sul on see ajuühendused on ju, meil on selline plastiline aju on ju, aga mingid ajuühendused ei toimi, on ju. see info nagu telefonimäng on ju, kui sa lapsena mängisid sünnipäevadel telefonimängu, siis tuleb mingi selline rike sisse, et sa ei saa mingitest asjadest aru. On ju, ja justkui nagu sa oleks loll kohe, on ju. ja paljudel nagu ongi see, et me ei saagi mingitest asjadest aru, aga kui see nii-öelda need traumad ära parandada, siis me hakkame nägema nagu need emotsioonid kaovad ära, me saame aru, et miks inimesed, ma ei tea, tõrjusid sind või miks see oli niimoodi või mingid asjad hakkavad lahenema sinu jaoks, on ju. nii et ma loodan, et kui sa tahad seda testi võtta, see on täiesti tasuta, heidiblumberg.ee ja / on ju, kaldkriips, lapsepõlv on ju ilma õõta. nii et sa võid seda testi võtta, ma panen selle linki ka siia alla.
proovi teha ja sa võid mulle alati kirjutada ja ma loodan näha seda alateaduse väljakutsel. tšau.